tere! Vaatate Venevere olümpiauudiseid. Oleme hetkel 4. võistluse alguses ja hetkel sätivad esimesed tiimid ennast valmis, et hakata võistlema. Praeguseks alaks on siis paatidega sõitmine. Palun! Tere! Oleme siin hetkel Lilianaga, kes on hetkese võistluse korraldaja tiimis. Palun rääkige meile, kuidas tuli selline idee? See ei ole päriselt see mäng, mis esimene nagu tahtsime teha. Aga see esimene mäng, me mõtlesime nagu, mis need teised mängud oli nagu eelmine aasta või üle-eelmine aasta. Ja siis panime 2 kokku ja tegime see mäng. Väga lahe! Nagu näha, see vastus meeldib ka meie publikule. Ja nagu kuulda, siis on melu juba alanud. Vaatame, kas leiame veel mõne võistleja, kellega rääkida. Tere! Leidsin ühe meie võistlejatest. Maarjuse. Kuidas tunne on pärast võistlust? Tunne on päris hästi, jah. Päris hästi. Kiire. Ja kas tunned, et oleks midagi paremini teha? No. Mis on sinu planeeritud puhkamine? Mida sa nüüd peale võistlust tegema hakkad? Me oleme ju Venevere joodvikud. Me joome nüüd. See on plaanis. Selge! Seda kuulsite te Maarjuselt. Loodame, et nende tiimil läks hästi. Tere! Oleme siin 5. võistluse juures. Hetkel leidsin ma ühe võistlejatest, kes just pani platsi peal hullu. Räägi, kuidas ennast tunned? Mul nii palju adrenaliini on. Ma jooksin ja siis hüppasin, aga ma hüppasin valesti. Ja siis me peaaegu kukkusime, aga me jooksime ja siis jooksime lõpuni. Ja siis seal väga lahe. Tere! Oleme tagasi 5. võistluse juures. Olen püüdnud kinni paar võistlejat. Rääkige, kuidas tunne on? No hea tunne on tegelikult, ralli ei läinud nii hästi, aga juhtub natukene halb ilm, päike ei paista. Mul on seda päikseenergiat vaja, tead küll. Intervjueerime Miiat. Küsime, kuidas tal läks. Tere, Miia! Kuidas on sinu enesetunne pärast seda võistlust? Okei, ja kas sa arvad, et sa tahaksid seda võistlust veel kunagi teha? Nii hea. Nagu näete, on saabunud õhtu ja sellega on Venevere olümpiamängud lõppenud.